et Caroline lämbist kangelanna teha peab romantik olema. Teil sobiks rohkem Byron. Nii, hüvasti. Ma tulen tantsuajaks tagasi. Chloe kutsus mind. Oi, tal olid head kavatsused, aga mina ei tantsi. Ei, ma tantsin temaga. Mõistan. Või tegelikult ei mõista. Ma olen tema kavaler. Muide, ärge emale sellest kõssake. Ta ei taha, et tema sellest teada saaks. Ei, mina ei taha, et ema sellest teada saaks. Saate aru, see on minu esimene kokkupuutumine maa aristokraatiaga ja mul on natuke hirm naha vahel. Bernard, ega te ometi ei ole tüdrukut ära võrgutanud? Ära võrgutanud. Iga kord, kui ma raamatukogus pea ümber pöörsin, seisis ta riiulite vahel redeli ülemisel pulga. No lõpuks ma andsin alla. Ja mulle meenub, et ma nägin tema jalge vahel midagi, mis sundis mind teile mõtlema. Ma pean silmas Derbyshire'i juhti James Godolphin 1832. Sidley Park Derbyshire'is, Graf Kroomi valdus, 5000 aakrit neist 40 järvede all. Noaksi kavandatud ebameeldivas stiilis on oma meeldivaid jooni, viadukt, krott ja nii edasi. Erakla, koos vaimuhaige erakuga, kes on seal elanud 20 aastat, kellegagi sõnagi vahetamata, ainsaks kaaslaseks. Kilpkonn plautus, keda ta lastel puudutada luba. Kilpkonn siinse paiga iserasus. Tänan. Takso on ukse ees, Bernard. Ma loodan, et Peacockilt saabusid head uudised. Mõned jaoks küll. Eraku nimi ja CV. Ha-ha-ha või Vabandust selle, teate küll mille pärast. Ja vabandust teie ees ka, Hanna. Kasige välja, Bernard. Ja just nii. Noh, soovige mulle edu. Valentin, ära lase ennast Bernardist häirida. See on ainult esinemisoskuse demonstratsioon. Antiikajal oli kombeks seda õpetada, see oli sama mis füüsiline treening. See ei tähenda, et sul peab õigus olema, selle jaoks oli omamoodi filosoofia. See oli nende teleshow. Bernardi põlastab paha meel, on ainult väike aeroobika enne teleesinemist. Ma ei lase üldse ennast häirida, kui mingi prügivedaja mind maha tuleb tegema. Nii. Mis see on siis? Vaimuhaige testament. Vaimuhaige testament. See oli prantsusepärane matemaatika, mis viis ta melanhoolse veendumuseni maailmas, kus puudub valgus ja elu. Nagu puudega köetav ahi, mis peab end ise ära hävitama, kuni tuhk ja kivid on üheks sulanud ja soojus maa pealt kadunud. Oot. Ta suri 47-aastaselt, hallipäisena ja kõhetuna kui kapsajuurikas. Selline testament. Kas siit võib midagi välja lugeda? Jah, et me oleme kõik hukkumisele määratud. Jumala ütles, seda nimetatakse termodünaamika teiseks seaduseks. Kas seda teadki tol ajal? Vaimuhaiged ja poeedid on seda aegade algusest peale teadnud. Ma mõtlen tõsiselt. Ei. Kas see kuidagi Tomasina avastusega seotud? Ei, tema ei avastanud midagi. Tema kaustik? Ei. See kas siis kokku langevus? Mis asi? Ta suri 47-aastaselt, see oli aasta 1834. Koduõpetaja oli sündinud samal aastal kui Eraki. Mulle ütle, kas Bernard lõi sulle hambad jalga või milles asi? Kas sa ei saa aru, Valentin? Sidling Pargi geenius Septimus Hodge elab edasi erakonnis. Sa ei tea seda. Oo, tean küll. Tea. Kuskil peab olema raamatukogus midagi. Kui ma selle ainult üles leiaksin. Valentin. Arvasin juba, et olen ukse taha jäänud.
kell on? 5:30. Minu kell näitab sama. Milline ergutav kogemus. Koidik. Uskumatult ergas ajahetk. Linnud, kalad, konnad ja jänesed ja ääretu ilu. Kui ainult aeg selle ilu jaoks liiga varane ei oleks. Tõin Lady Tomasinale küüliku. Kas te võtaksite selle enda kätte? See on surnud. Lady Tomasina armastab küüliku pirukaid. Teid otsiti, härra Hodge. Ma otsustasin magada paadimajakases. Kas ma nägin õigesti, et üks tõld sõitis minema? Kapten Price lahkus. Härra ja proua Chater sõitsid koos temaga. Sõitsid minema? Ja härra. Ja Lord Byroni tõld seati kella 4 ja sõidu valmis. Lord Byron ka? Ja härra. Kogu maja on üldse jalgu. Ja tema jäneselaskmispüstolid on minu käes, mis ma nendega teen. Teid otsiti teie toast. Kes otsis? Armuline proua! Minu toas? Jaa, ma ütlen armulisele proole, et võtta tagasi. Tšellabi, kas Lord Byron jättis mulle ühe raamatu? Raamatu? Jah, ta laenas mult raamatu. Kõrgeauline lord ei jätnud midagi oma tuppa, härra müntigi mitte. No ma olen kindel, et ta oleks jätnud mõne mündi, kui tal oleks olnud. Siin on sulle pool kini. Tänan teid, härra. Mis siin toimunud on? Teenritele ei räägita midagi, härra. Pea, kas poole kinnisel pole siis enam mingit väärtust või? Lady Groove. Tabas öösel ootamatult proua Chateri. Kus? Lord Byroni toa läbi. Aga kumb oli sisse astumas ja kumb lahkumas? Proua Chater. Proua Chater oli lahkumas Lord Byroni toast. Aga kus oli härra Chater? Härra Chater ja kapten Price jäi parajasti kamina toas kirsilik kõhli. Me olime kella 3 üleval, otsime kaminast tuld. Üleval oli valis sõnelus. Inimesed kannavad. No nii. Härra Hodge, Armuline proua. see kõik sai korraldatud ühe jänese pärast. Küüliku? Ei, ikkagi jänese, ehkki väga küüliku moodi. Minul jaotus. Jah, proua. Kuidas te julgesite? Minult ei saa nõuda seletust sellele, mis on eraviisiliselt kirjutatud ja mida viisakusreegleid arvestamata on loetud. Kiri oli mulle adresseeritud. Jäetud minu tuppa ja mõeldud avamiseks juhul, kui ma suren. Ja mis kasu on armastuskirjadest, mis tulevad teisest ilmast? Ilmselt sama palju kasu kui siit ilmast tulnud kirjast. Teine kiri ei olnud adresseeritud siiski teile, armuline proua. Minul on emana õigus avada teie poolt minu tütrele adresseeritud kiri nii teie elu, teie surma kui ka teie nõrga mõistuslikkuse juhul ja mida te mõtlete? Kirjutades talle riisipudingust, kui ühe tema lähikondse vägivaldne surm teda just äsja on vapustanud. Kelle surm? Teie surm, Tenurjatu. Saan aru. Ja ma ei tea, kumb teie jampsidest on hullumeelsem.
üks kiri täis riisipudingut ja teine täis äärmiselt jultunud familiaarsusi minu mitmete kehaosade arvelt. No pole kahtlust, kumb neist mulle talumatum on. Kumb?